No see on minu soovitus, aga ega ma muidugi, see on minu jutt. Ega ma ei ütle, et nii hakkab toimuma. Aga ma ka ei ütle, et nii ei või toimuda. Ma pigem ütlen, et nii võiks toimuda. Vaatame nüüd natuke edasi. Euroopa häving ja saatus, no tegelikult see võtab kokku juba varem öeldud, et tegelikult pärast seda sisse tungi, mis ma ütlesin, et need aastad on kriitilised, mis nüüd on saabunud. Pärast seda sisse tungi enam Euroopa ei ole see, mis ta oli varem ja no ja selline Euroopa nagu varem siis ei ole enam võimalik. See ei ole enam võimalik. Siis on juba Euroopa midagi muud ja selles mõttes see Euroopa on hävinud. Ja see võib mõne aastaga juhtuda. On võimalik. Et see Euroopa, mida tunneme meie, mida tundsid meie vanemad, eks ju, eelnevad põlved, kõik see, et seda enam siis ei ole. Ja nüüd on Euroopa Liit. Kas Euroopa Liit saab eksisteerida ilma Euroopata? No ilmselt ei saa, eks. Ja millisest hetkest muutub Euroopa Liit olematuks? No jälle minul tekkis niisugune mõte, et kui ei saa ilma Euroopata, no et kui Euroopa hävib, aga Euroopa Liit, mis siis? Kuidas seda seotud? No nimi võib ikka säilida, nii nagu Liivimaa näiteks on. Nimi on säilinud. Nimi on säilinud. Millisest hetkest muutub Euroopa Liit olematuks? Et see hetk määrab verstaposti ka praeguse Euroopa hävingule. Tähendab, kui Euroopa Liitu ei ole, siis ju ka praegust Euroopat ei ole. Nad on seotud. Euroopa Liidu asemel tuleb Araabia kalifaat keskusega Pariis. Ja minu mõtisklus, see on minu mõtisklus. Minu mõtisklus annab siin niisuguse tulemuse. Sellest hetkest, kui kaob ära Euroopa Liidu piir. Tähendab, Euroopa Liit muutub siis olematuks, kui kaob ära Euroopa Liidu piir. Ei ole võimalik Euroopa Liit ilma piirita, nagu mis tahes riik ei saa tänapäeval olla ilma piirita. Kui pole, siis pole. Ja nii tuleb siis ka seda öelda ja maailmale teavitada ja inimestele muidugi teavitada. Kui ei ole, siis ei ole. Ja oma edasises elus siis inimesed saavad sellest juhinduda. Vaat selline mõtlemine. Nii et kui piiri ei ole, siis minu arvates ei ole ka seda riiki. Võim võetakse nendes piirides üle araablaste poolt ja kogu lugu. Ja siis meie peame hakkama, kui meil siin neid vähe on, siis me peame hakkama nendega vastu sõdima koos Putiniga. Ja siis võib Euroopa Liidu piir muutuda. Aga kui meil neid siin juba palju sees on, siis me ei saa neid siin sõdida ka, meil lüüakse juba pead enne maa. Nii, nüüd on Vaba Mõtte klubi. See on Tallinna Televisioonis on selline klubi olemas, kes on vaadanud, seal arutatakse ühiskonna teemadel väga tihti, suvel vist nad natuke puhkavad, aga no mitu aastat nad on seal koos käinud. Ja 9. juunil oli tänavu aasta siis oli siis põgenike teemal seal ka tõsisem sõnavõtmine. Ma arvan, et saab ka järgi vaadata, Tallinna Televisiooni saateid saate ka järgi vaadata internetist. Ja Peeter Ernits siis tõi välja minu meelest väga hästi kokkuvõtte, et esimene põgenik, räägime nüüd sellest Euroopa piirist, mis hetkel siis see piir kadub. Esimene põgenike värav oli Türgi-Kreeka piiril, teine oli Türgi-Bulgaaria piiril aastal 2012. Need olid need põgenike väravad ja mõlemad väravad suleti. Need suleti. Nii. Ja kolmas aken, see on Peeter Ernitsa sõnad, kolmas aken tuli pärast Araabia kevadet ja seda ei suletud. Seda ei suletud ja mis tuli edasi, tähendab Itaalia loobus piiride valvamisest ning sellest ajast peale saabuvad illegaalsed immigrandid Euroopasse. Euroopa, tähendab Itaalia loobus valvamisest ja saabuvad, no tähendab siis ei olegi piiri. Nii et järelikult sellest hetkest ei ole ju Euroopa Liitu enam. Vaat see tähendabki, et puudub piir ja sellest ajast puutub Euroopa Liit ja järelikult ka Euroopa ühiskonnad ja riigid on jäetud ise majandamise peale või ise olemise peale, tähendab nad peavad siis ise mõtlema, kuidas keegi eks hakkama saab. Nagu ise majandamisel on ju. Kogu Eesti ise majandamisel oli ju. Pigem ise kulgemine.
no ja ka majandus on ju alus, või see on vale filosoofia. Majandus pidi kõige alus olema, marksismast või keegi. Küsimusel on väga lihtne lahendus, tuleb ajaloost vaadata. Ebaseaduslik sissesõit NSV Liitu 1–3 aastat Vene vangi, pärast saadetakse välja. Nii kaua istub vangilaagris, kui niisugused sildid üles panna Lampedusa saare juurde siis, või Aafrika põhjarannikule, siis ei tule keegi enam. No kui sildid panna, ma ei tea, kas on sellised silte või tuleks panna? No see peab olema panija, Brüsseli panija. Aga enam ei ole Brüsseli panija, Euroopa Liitu ei ole. Nüüd võib igaüks ise panna. Kahjuks veel on. Kui Euroopa Liitu ei olekski, siis me ei võtaks ühtegi neegrit siia vastu. Aga ei ole ju. Tähendab, kui piiri ei ole. Minu arusaamine on nii. Kui riigil piiri ei ole, siis ta riik ei ole. Siis igaüks võib see tulla teha, mis tahab. Piir siis kadus. Millal see piir kadus? Millal ta kadus? Aga kui te panite tähele, natuke ajast ma ütlesin, pärast aastat 2012 Itaalia loobus piiride valvamisest. Pärast Araabia kevadel. Kas ta ikka täielikult loobus või? No aga Peeter oli suuris välja kaeras ajaloos. Ta on ju piiri peal vastas ja võtab paadist üle, kallistab araablast ja Peeter Ernits, ma tsiteerin. Te võite kuulata seda filmi järgi, vaadata Tallinna televisioonis internetis. Nii et ma lihtsalt toin kui hea näite, et väga hea, et Peeter võtis kokku, et mul ei olnud ju võimalust seda otsida. See võttis aega tal, eks, otsida välja, mis see tähendabki, et puutub piir ja kohustusi ei ole. Tähendab, sellest ajast ei ole kohustusi enam Euroopa Liidu ees. See on hea loogiline sükene... See ongi loogiline, see on õige loogika. Ja järelikult ei ole kohustuslik. Teisel lehekülg on, järelikult ei ole. Ja ametnikud sellest tegelikkusest ei räägi, sest nemad hoiuvad kinni oma vajuvast toolist ja selle kaudu ka nende poolt ühiskonnast röövitud ressursist. Ametnikud ju saavad palka, eks ju, ühiskonna ressursist kogu aeg. Ja nemad muidugi ei ütle, et ei ole Euroopa Liitu või midagi. Siis ju nad ei saaks ju palka enam. Nemad on need viimased, kes sellest mõttest nagu, eks ole, üldse hakkavad mõtlema. Ja nüüd viimane lause sellest Vaba Mõtteklubi, siis Martin Helme kava Euroopa hävinguprotsessile tagasikäik anda on selline. Kõigepealt tuleb piir kinni panna ja siis nad tagasi saada. Lühidalt ja selgelt, nii ongi. Kui seda ei tee, siis ju siis ei ole Euroopa Liitu. Ja siis on kõik probleemid, mis nüüd hakkasid tulema. Sellepärast ongi ju, et piirid on lahti. Ja kui riigis sõda käib, siis neid terveid elujõulisi mehi, kes sealt ära jooksevad, ei nimetata mitte pagulasteks, vaid väejooksnikuteks. Ja kui 4 miljonit inimest on ära jooksnud, siis see näitab, et see rahvas on nagu lambakargi, kes ei osuta nendele kurjategijatele, kellest nad ära jooksevad mingit vastupanu. No, ta võib nii näidata. Nii, nüüd on uus peatükk siin tänases ettekandes. Tulevikupildid. Mis saab Eestis? Mis saab Eestis? No kõigepealt nende meile saabuvate, sealhulgas meile meelega toodavate Euroopa suhtes vaenulike inimrühmade saabumine Eestisse ja ümberkaudsetesse maadesse teravdab ühiskonnas olemasolevaid konflikte ja toob juurde uusi konflikte. See on just see, et ta toob juurde, mitte ainult ei teravda need, mis juba on, aga veel toob juurde. See mitte midagi ei lahenda. Kui Eesti kui piiririik ja Eesti rahvas kui piirirahvas, eks ju, mitmes tähenduses, väga mitmes tähenduses, piiri peal olev, elamise ja suremise piiri peal olev rahvas, eks ju, Eesti. See on üks kõige tundlikum ja kõige haavatavam inimkogukond Euroopas. Eesti kui vaesuspiiril ja alla vaesuspiiri elav rahvas. Eesti kui maailma väikseim riik Põhjamaa karmides oludes. Eesti kui riik, kelle kuningakoja kulud on kordades suuremad inimese kohta, kui on need kulud teistest, meist suurema rahvaarvuga riikides. Kuningakoja kulud on 4 korda suuremad inimesele kui Rootsi inimesel Rootsi kuning. Eesti kui riik, kus vohab maad ja rahvast pidevalt hävitav seaduse rikkumine, eeskätt just võimusfäärides ja see lause toob välja selle,
mida mina olen mõelnud, aga mida paljud ei ole tahtnud mõelda, mis tuleb välja sellest, milliseid sõnu kasutate ja lauseid. Et seaduse rikkumine on võimusfäärides, need, kes on võimul. Et kui rahvas ei ole võimul tegelikult, siis on keegi teine võimul. Ja kui põhiseaduse järgi võimul peab olema rahvas, aga võimul on keegi teine, siis see ongi seaduse rikkumine, et keegi teine on. See ongi seaduse rikkumine. Ei tohi olla keegi teine võimul. Selle põhiseaduse järgi. Võib küll. Võib küll ja on küll. Aga ei tohi. Põhiseadus... Parteid on võimul. Aga mitte rahvas. No aga siis see ongi seaduse rikkumine. Ei ole. Põhiseadus on tehtud spetsiaalselt KGB poolt selliseks, nagu ta on. Põhiseaduses ma ei näinud mingit parteisid. Seal alguses küll ei olnud. Kas seal võib-olla lõpus oli? Parlamendis on 3 põhiseadus kõige tähtsam osa on selle algus, mis selle põhiseadus, miks ta selline on. Ja põhiseaduse on tähtsam ka teistest seadust. Nii et kõige tähtsam on põhiseaduse algus, järgmisel on põhiseadus tervikuna ja kolmandaks järjekorras tähtsuseks ehk alluvused, nagu sõjaväes alluvused. Kolmandaks on kõik teised seadused. Nii et kõik seadused, mis on vastuolus põhiseadusega, nad ei kehti. Kehtivad küll. Võtame perekonnaseadus kohe, mis on aastakümneid põhiseadusega vastuolus 27. No ta kehti, see on kuritegevus siis, kui keegi ütleb. See on valetamine, ta ei kehti. Nii, ja teiseks, siit ma tuletan, eks ju, kui kõige tähtsam on põhiseaduse esimene ots, siis järelikult, kui tekib vastuolu põhiseaduse esimese ja tagumiste otsuste vahel, siis on kõige tähtsam esimene ots. Tähendab, see tuleb loogiliselt nii välja. Kui nii ei ole, siis ju tekib kohe ju, siis ei ole ju selgust, kes siis on, kelle käes on kõrgem riigivõim. Põhiseaduse 37 ütleb, et vähemusrahvuse koolis õppekeele määrab kool, punkt, kõik. Aga meil surutakse vene kooli ikkagi eesti keelt peale. Jah. Nii et kui inimesed ja rahvas saaks aru, et põhiseaduses esimene ots on kõige tähtsam seadus, millele alluvad kõik ka põhiseaduse mingid tagumised otsad. Kui nad sellega nõus on, sellest aru saavad, siis on võimalik üksmeelt saada. Kokku leppida Eesti asjas. Sest muidu vaadake, kui mõni arvab, et 37. paragrahv on tähtsam, mõni arvab, et esimesed laused, mõni arvab koguni, et mingi muu seadus on tähtsam, siis ei saa ju kokku leppida. Kas põhiseadus ütleb, et kõik inimesed on võrdsed? Võrdsed õigused on 12 ütleb. Aga ei ole ju. Ta ütleb, et on keelatud igasugune diskrimineerimine. Aga mind on diskrimineeritud juba 20 aastat, aga ma ei hakka oma elu pikemalt... Tehniliselt on võimalik, et ma teen nagu seaduse, millest peaks kõik tuginema, siis kirjutan, et seaduse ees on kõik inimesed võrdsed. Ei ole ju. Nojah, siis seal on vaja juba tõlgendada... Põhiseadus on vastukäiv konstrukt, mis on nagu piibel, allub tõlgendamisele allegoorilise mingisuguse mõtte läbi. Järelikult põhiseadus on tõlgendatav allegooriliselt, järelikult me ei saa põhiseadust kasutada vundamendina. Seda enam oleks tähtis ju võtta siis midagi, mis ei vaja... Nii, järelikult põhiseadus... See tuleb teha uuesti. Jah, ta on eklektiline, tal on vastuolud sees, ma olen nõus. Põhiseaduse kehtivust on väga lihtne kontrollida. 2 meest lähevad perbüroosse, võtavad põhiseaduse kaasa ja tahavad abielluda. Tõenäoliselt nad ei saa abielluda. Kuigi 27 räägib perekonnast, seal pole poolt sõnagi, et mees ja naine peavad abielluma. Ja seal ei ole ka, kui palju neid peab abielluma. Kas araablane oma 4 või 40 naisega võib väga hästi abielluda. See on ettenägelikult tehtud see 27. paragrahv. Kui lisada veel 12, mis ütleb, et ei tohi diskrimineerida soolisel printsiibil, siis kui mees ja naine võivad abielluda, siis 2 meest võivad ka abielluda. Kogu lugu. 2 meest praegu abielluda ei tohi. Võivad küll. Perekonnaseadus on aastakümneid vastuolus põhiseaduse 27-ga. Keegi selle pealt, siis hakati jorutama seda kooseluseadust. Ja kui meie kohtud jätavad selle abielu registreerimata, siis Euroopa Inimõiguste Kohtust on garanteeritud 105%, et lubatakse 2 mehel abielluda ja käristatakse neile maksumaksja taskust välja 50 tonni psüühiliste kannatuste eest.